Alkohol ja 21. sajand. Alkohol on inimkonnaga kaua kaasas käinud. Meie elu on selle aja jooksul aga tundmatuseni muutunud. On aeg endalt küsida, kuidas mõjutab alkohol meid 21. sajandil. Alles viimase paarikümne aasta jooksul on selgeks saanud, et noorelt joodud alkohol kahjustab ajus piirkondi, mida on tarvis paljudeks 21. sajandil üha vajalikumaks kujunevateks eluoskusteks. 21. sajandit iseloomustavad muutused, mis mõjutavad nii tööd kui lõbu. Tehnoloogia kiire areng, üleilmastumine, info üleküllus. Milliseid oskusi on tarvis, et neis tingimustes eluga hästi hakkama saada? Esiteks, uudishimu ja loovust. Et luua uut väärtust, tuleb mõelda ja tegutseda nii, nagu teised seda varem teinud ei ole. Näha tavalistes asjades ebatavalisi seoseid, mõelda edasi sealt, kus varem on piirid ette tulnud. Teiseks, kriitilist mõtlemist. See tähendab võimet eristada, milline informatsioon on oluline, kust see tuleb, kas ma peaksin seda uskuma ja kuidas seda kasutada. Võimaluste virvarris on varasemast olulisem ka võime ennast juhtida ning leida tasakaal püsivuse ja paindlikkuse vahel. Selleks läheb tarvis tahtejõudu ja võimet fookust hoida. Tihe kokkupuude erinevate inimeste ja kultuuridega nõuab empaatiat. See on võime mõista erinevaid vaatenurki, oskus panna ennast teise inimese olukorda ning aru saada tema muredest ja rõõmudest. Viimaks nõuab globaalsem ja virtuaalsem sajand oskus teha ja juhtida koostööd uut tüüpi meeskondades ja töökorraldustes. Kolleegid võivad töötada erinevates vahetustes või isegi erinevates ajatsoonides, vahetada infot üle interneti, suhelda omavahel mitmes keeles ning mitmesuguseid tehnoloogiavahendeid kasutades. Sellisel kujul töötamiseks on vaja arendada suhtlemisvõimet, oskust algatada uusi projekte ja inimesi nendega kaasa tõmmata. Teiste juhtimine ja nende jaoks ülesannete huvitavaks tegemine nõuab head kuulamisoskust ja võimet oma mõtteid ladusalt väljendada. Miks me räägime kõigist neist oskustest seoses alkoholiga? Sest alkoholi jooma hakkamine liiga noorelt võib kõige enam kahjustada just seda osa ajust, millele 21. sajandi oskused toetuvad. Milleks meile prefrontaalne korteks? 21. sajandi oskuste arendamine võtab aega. Need ei ole sünnist saati kaasa antud loomupärased anded, vaid oskused, mida inimesed harjutavad kuni 20. eluaastateni välja. Selles õppimisprotsessis on oluline roll ajuosal, mille nimi on prefrontaalne korteks ehk prefrontaalne ajukoor, lühidalt prefrontaalkoor. Prefrontaalne korteks ei saa küpseks kuni 20. eluaastate keskpaigani, mis tähendab, et keerukate eluoskuste õppimise perioodi vältel läbi teismeea ja nooruspõlve püsib prefrontaalne korteks võrreldes ülejäänud ajuga plastilisemas ja vastuvõtlikumas seisus. Prefrontaalne korteks võtab inimese ajust enda alla üpris suure osa. Näiteks ahvi, koera või hobuse ajus on sama piirkonna osatähtsus palju väiksem. Võib öelda, et just suurem prefrontaalkoor aitas ahvist inimese teha. Mida see piirkond täpsemalt teeb? Prefrontaalne korteks on nagu ajudirigent, kes koordineerib aju erinevate osade koostööd selleks, et sind oma eesmärkideni juhtida. Näiteks on ühed häälekamad pillid ajuorkestris tahtmised erinevate asjade järele. Nälg, võiduiha, läheduse soov, elevus uuest kogemusest ja muu taoline. Harmooniliseks tulemuseks on aga tarvis kuulata ka vaiksemate instrumentide partiisid, mis jutustavad pikaajalisematest unistustest ja eesmärkidest. Prefrontaalkoore üks roll ongi tasakaalustada koheste tahtmiste ja kaugemate eesmärkide mõju käitumisele. Kui vaja, siis vaigistab ta mõnd tahtmist, näiteks kiusatust jätta täna trenni minemata, ja võimendab eesmärki hoida head vormi ja tervist, mis muudab tänase trenni jälle väärtuslikuks. Prefrontaalne korteks on lisaks aktiivne alati, kui me keskendume, otsime lahendusi, peame plaane ning ka siis, kui teeme vahet hea ja halva vahel või otsustame, kuidas on õige käituda. Paljuski on just prefrontaalne korteks 21. sajandi oskuste koduks. Alkoholi tarvitamine ei mõju kogu ajule ühtemoodi. Esimesena aeglustub selle mõjul just prefrontaalse korteksi tegevus. See paistab välja purjus inimese käitumisest. Tegevus muutub impulsiivsemaks ja kohatumaks, otsuste tegemine ja planeerimine on häiritud. Alkoholi mõju prefrontaalsele korteksile pole aga ainult lühiajaline. Prefrontaalkoore areng, mis kestab kuni 20. eluaastate keskpaigani,
hõlmab pidevat uute närviühenduste loomist ja kinnistamist õppides, treenides ja harjutades. Sage purju joomine takistab ja kahjustab neid protsesse. On laialt teada, et alkohol ei mõju organite arengule hästi. Just sellepärast ei soovitata rasedatel naistel alkoholi tarbida. Inimese organite areng ei lõpe aga lapseeaga. Koljuluu all püsib prefrontaalkoor plastilises lapselikus olekus kuni 20. eluaastateni. Sel perioodil joodud suured alkoholikogused leiavad seega eest haavatava piirkonna. Seega võibki öelda, et alkohol ja 21. sajandi igapäevaelu väljakutsed on omavahel seotud läbi selle, et alkohol mõjutab meie prefrontaalse korteksi arengut ja tervist. Võime toime tulla kiirenevas maailmas, kus koostöövõime, süvenemine ja erinevate infovoogude haldamine on tavaline väljakutse, sõltub oluliselt sellest, kui tugevaks areneb meie prefrontaalne korteks. Selle arengut mõjutab otseselt alkohol, mis jätab noore inimese ajus kõige sügavama jälje just sellesse piirkonda.